Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanali. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna me räägime teemast, mida mina olen rääkinud oma loengutes, seminaridel, kursustel alates 2010. aastast ehk siis 15 aastat juba. Ja see teema on, kuidas tõsta ja hoida oma vibratsiooni. Ja tänase video teema ongi vibratsiooni tõstmine ja hoidmine. Sest tookord, kui ma 2010. aastal alustasin seda teemat, siis ma olin praktiliselt ainuke. Keegi ei rääkinud sellest ja enamik inimesi ei saanud ka aru, mida see täpselt tähendab. Aga õnneks täna räägivad päris paljud sellest juba. Sest kindlasti on veel inimesi, kes ei saa aru, mis on vibratsioon ja miks vaja seda tõsta. Sest kõik universumis, kaasa arvatud inimesed, füüsiline mateeria koosneb energiast, mis vibreerib erinevatel sagedustel ja nii-öelda kiirgab nii valgust kui ka heli. Ja kõik see, mida sina välja kiirgad, kõik meie mõtted ja tunded on vibratsioon ja energia. Ehk siis kõik see, mis me välja kiirgame, sellega me tõmbame ligi nii-öelda füüsilist reaalsust, omaenda energia välja ja siis me seda kogeneme. Ja kõik see, mida me teeme, seda vibratsiooni tõstes ja hoides, mõjub ka kollektiivsele teadvusele. Ehk siis meie saame mõjutada oma vibratsiooniga, oma teadvusega, oma mõtete ja oma tunnetega, kõikide oma tegevustega. Saame mõjutada nii oma tervist, oma elu ja kogu maailma enda ümber, sest me oleme kõik omavahel seotud energianiitidega. Ja kui me tõstame teadlikult oma vibratsiooni, siis see mõjutab kogu maailma ja kogu inimkonna reaalsust. Aga nagu me teame, siis me liigume uude ajastusse. Ja sellepärast on üha enam olulised need mõtted, tunded, tegevused, käitumised, vaatenurgad, mida me tunneme ja mida me mõtleme ja kõik see, mis on meie nii-öelda elu osaks. Sest see loob meile ka positiivse tuleviku. Meil on tihti või osadel inimestel vähemalt mul on kunagi olnud, enam ei ole sellised samad energiamustrid või mõttemustrid. Ja kui me need omame ja neid ümber ei tee ja ei oska nendega midagi peale hakata, siis me tõmbame ligi seda sama kogemust, sama ämber kogu aeg jala otsas. Ja me teame nüüd seda, et mis iganes me mõtleme, siis see mõjutab kogu maailma. Nii et me saame valida, mida me mõtleme, mida me tunneme. Kohtumiseni.